Tere hommikust! Good morning everybody! Niisiis meie teine arutelu hommik pealkirjaga Araabia, inspireerituna kahtlemata eilsest üsna põrutavast teatritükist, mis põhjustas ka väikese võbeluse õhtusel arutelul kriitikute vahel. Nii et katsume siis organiseeruda. Please take your seats. Palun siis võtke oma kohad, kus teile meeldib. Ja siis ma teen sellise väikese sisejuhatuse eesti keeles, siis me saame ja siis me jätkame inglise keeles. Meie keelepoliitika saab täna olema selline, et meie vestlus toimub inglise keeles. Tõlge on meil eesti keelde ja vene keelde, nii nagu ma asjast aru saan. Esimene kanal vist on eesti keel ja teine kanal on vene keel. Nii et võtke palun endale kõrvaklappe ja neid tõlkemasinaid, kes inglise keelest aru ei saa. Aga küsimusi võib esitada suvalises keeles, nii et ei pea tingimata inglise keeles küsima, et ma saan aru, et I think you have to take the translation equipment because if there will be questions in Estonian or in Russian, then... Kas me saaksime 2 seda tõlkemasinat sinna? Jah. So we have two distinguished guests. Nii, et meil on 2 külalist. Mis on kaks külalist siis Araabia maailma ja 2 külalist Eesti maailmast. Peeter Raudsik, siis ta on... Ja eestlastele ilmselt on tema nägu ja nimi tuttavad ka Eesti ajakirjanduses. Ta võtab sellel teemal üsna tihti sõna, on poliitiline analüütik ja väga hea poliitiline analüütik. Ajakirjanikuna on ka olnud toimetav, nii et, aga tema oskab ka väga palju tegelikult lahti seletada araabia kultuuri. And then we've got 2 distinguished guests from the Arab world. Ja siis meil on 2 külalist Araabia maailmast, Hala Omram, kes on näitleja ja siis laulja ja siis elab ta Marseilles Prantsusmaal ja siis ta on siis Süüriast ja sündinud Damaskuses ja siis Suleiman Al-Bassam, kes on kirjanik. Ja siis ta peab ennast inglise Kuveidi päritoluga, kas mul on õigus? Ja tema ema siis poole pealt ta on inglane ja siis tema isa poole pealt ta on siis araablane ja siis ta samuti töötab kui teatriprodutsent ja kirjanik ja siis minu ülesanne on modereerida seda arutelu ja siis me ei taha keskenduda väga poliitikale sellel hommikul, aga tegelikult kui me räägime araabia küsimustest, me ikkagi räägime siis poliitikatest, aga nagu kui me Peetriga juba arutasime hommikul, me tahaksime rõhutada seda, et eestlaste teadmine araabia kultuurist tervikuna, kui me oleme siis meile vedab, kui vähemalt üks mingisugune teos araabia kultuurist ehk siis Koraan on eesti keelde tõlgitud, aga peamised allikad araabia kultuurist, see tähendab kirjandus, eriti siis luule, kahjuks ei ole eesti keelde tõlgitud ja nad ei ole väga tuntud siis Eesti publikule ja see võib olla ka põhjuks, miks peale seda, kui see eilne etendus toimus, oli mitu inimest, kes olid publikus, et nad küsisid, mis oli see, mida me laval nägime. Ja siis meil on see võimalus küsida siis neid kunstnikke, nende kunstnikude käest, millest oli see lavastus ja milline on see suhe, kuidas see
kuidas see lavastus on seotud selle araabia kultuuriga. Ja palun siis, ma alustan Peetriga, et palun. Tere hommikust, mul on väga hea meel siin teiega olla siin toredal hommikul Narvas ja eile mulle anti võimalus väga palju rääkida ja siis ma palun, et Hala räägiks oma seisukohast, milles see lavastus oli ja siis, et ta saaks alustada siis meie arutelu. Ja sina oled kirjanik. Sina oled, nagu Suleman ütles, et selle siis lavastuse etenduse alguses, et selle lavastuse kontekst on see Beiruti plahvatus aasta 2020 augustis. See on selle teksti kontekstis, see tekst iseenesest mulle ei meeldi öelda, milles see on, aga minu seisukohast näitlejanna ma võin öelda, et see ei ole teatrile mõeldud tekst. Kui ma lugesin seda esimest korda, minule see oli nagu artikkel, kuidas me saame teha artiklist teatriedendust. Ja siis, kui me hakkasime selle kallal töötama, ma siis avastasin, kui palju, et tegelikult see ei ole artikkel, see on luuletus. See on luuletus vastupanust sellest vastupanu solidaarsusest ja see on sellest, kuidas meie kunstnikud, kes näevad seda agressiooni ja kes meid ümbritseb, seda, mis on meie ümber iga hetke. Ja, mina arvan seda. We have had the pleasure of working together, Hala and I, for the last 10 years or so. Hanna ja mina on koos töötanud viimased 10 aastat, 14 aastat. Ja kõik need kohad, kus me oleme koos olnud laval Araabia maailmas 5 aastat peale Covidit, ma olen otsustanud, see oli väga tähtis meie töö jaoks, püüda keskenduda linnadele siis Araabia regiooni sees. Enne seda meie olime töötanud, siis me käisime väga palju erinevates kohtades üle maailma, Ameerikas, Euroopas, Inglismaal, Aasias. Ja ühel hetkel peale Covidit mul oli selline tunne, et nagu teatritegijad regiooni erinevatest kohtadest me pidime keskenduma oma regioonile, me pidime keskenduma linnadele, nendele linnadele, millega me oleme tihedalt seotud erinevatel põhjustel, majanduslikel põhjustel, poliitilistel põhjustel, kultuurilistel põhjustel ja see on alati lihtsam, kui sa oled kuskil piiri pealt, kui sa või siis ääre pealt, kui sa liigud sinna keskuse poole, näiteks Pariis, Berliin ja London, need suured kohad. Ja siis need viimase 2 etendusega
mida ma tahaksin, et teil oleks ka võimalus näha, kus siis Hala mängib Medeat, see on see Medea adaptatsioon ja see etendus Hääletu. Meie oleme teinud teatud siis otsused sellest, et me töötame siis muusika ja tekstiga ja siis tantsuga ja tekstiga, mis ei ole lihtne, ja siis tantsuga ja siis muusikaga ja siis ruumiga selleks, et siis luua uus majandus sellise uue teatrikuju jaoks ja siis me oleme pidevalt mänginud, näidanud oma etendust selles linnades, mis on olnud hävitatud siis aasta järel. Kairis, Beirutis ja Tuneesias, Casablancas, Beirutis, Kairis, Kuveidis. Ja siis me oleme neid etendusi näidanud mitu aasta eest ja siis me oleme seal nii-öelda loonud oma publikut ja siis kui iseseisev siis rändev teatritrupp ja ma olen olnud väga siis järjepidev ja ma olen öelnud, et isegi kui me hakkame seda tegema, isegi kui me ei saa väga palju partnereid, me oleme siis leidnud endale mitu partnerit Euroopa lõuna poolt, aga siis see oli meie olukord ja siis Hääletu räägib väga-väga tugevalt siis noortele inimestele siis nendest kohtades, ma ei tea miks, aga see on väga tugev siis sõnum nendele noortele inimestele ja võib-olla kui nad ei ole nii suure kirjaoskusega nagu need teatriinimesed, aga see tähendas meie jaoks, et see oli väga suur edu ja et ma ei räägi siis edasi, et ja siis Peeter, millised olid sinu muljed siis sellest etendusest ja võib-olla kas oleks väga hea või väga tervislik, kui meil oleksid mingisugused baasettekujutasid araabia kultuurist. Ma alustan selleks, et mitte ainult Koraan on tõlgitud eesti keelde, on rohkem kirjandust, mis on eesti keelde tõlgitud. Seal on ka teised teosed, millel on väga hea siis tõlge eesti keelde, nagu Murtud tiivad ja teised teosed, et meil eesti keeles on üks hulk araabiakeelset kirjandust, aga kui me räägime eilsest päevast, mulle väga meeldis see etendus ja ma arvan, et selle teksti siis intensiivsus mõjutas publikut võib-olla see, et inimesed tulevad ilma mingisuguse teadmiseta, mingisuguse kontekstita ja võib-olla see oli siis seepärast, et etendust oli inimestel raske seedida. Aga siis, kui me räägime sellest, mida teie olete juba maininud ja võib-olla see küsimus, mida ma tahaks ennast ka küsida, et võib-olla see luuletus, mida oli siis esile toodud, et kust te nägite, kust tuleb see luuletus, sest Eesti publikule see on väga tähtis aru saada, et see on tegelikult luuletus. Mis tähendab luuletus araabia maailmale, et tegelikult araabia maailmale luuletus on põhivorm, kui me räägime kunstist. Et see ei ole nagu maal või midagi muud, aga tegelikult see on luuletus, mis igaüks araabia maailmas saab siis lugeda, isegi kui see
kui see luuletus on mingi 500 aastat vana, et meie jaoks see võib-olla see ei ole nii igapäevane, kus me võib-olla siis räägime nendest luuletajast eelmisest sajandist, aga see tegelikult, et Araabia maailmas inimene võib tsiteerida luuletusi, mis on 500 aastat vana, et seal on see võimalus tegelikult neid vanu luuletusi, nende juurde pääseda ja siis neid tsiteerida ja lugeda, et võib-olla, kui te natuke räägiksite sellest, kust tuleb see mõju, et see tegelikult teil on väga pikk traditsioon, et sellel araabia luulel on see riikalik traditsioon, võib-olla see oleks väga huvitav. Et ma siis räägin tegelikult, et ma kirjutan inglise keeles, et hääletu oli siis originaalselt kirjutatud inglise keeles ja siis, kui me räägime selle mõjust, et ma ütleksin, et selle narratiivi mõju oli siis väga inglise-saksooniline ja siis, kui me räägime sellele, et me siis püüame siis mõjutada eneseirooniat, aga siis, kui me räägime sellest, et selle teksti, seda teksti siis tõlgis araabia keelde siis Hala, mida ta tegi väga ilusalt, ja Hala siis tema oma perekonnas on olnud väga pikk see luuletuste lugemise traditsioon, et võib-olla Hala, sina räägid sellest. Ja mul on olnud väga hea meel siis töötada luuletusega, see oli väga raske. Kuna mina olen näitlejana, et mina hakkan seda mängima, ma hakkan seda teksti ütlema, ma pean leidma hea sõnavara, mul oli siis vaja leida seda head rütmi. Ja minu küsimus esimesest hetkeks oli see, et kuidas leida sama kiirust seda inglisekeelsetele, nagu inglisekeelsel tekstel, et aga samas, et see oleks sama rütm, sama kiirus, aga samas, et see kõlaks nii, nagu see oli kirjutatud araabia keeles, et see ei olnud nii väga palju siis tõlkimine, see oli pigem adapteerimine, nagu Suleman ütles, et me nagu mõnikord me pidime siis muutma mitte ainult sõnavara, vaid me pidime muutma ka selle struktuuri selleks, et meil oleks selline araabiakeelne versioon, et minu jaoks see oli väga, ma ütleks, et mina olen nii uhke selle üle, et palju kordi me oleme kuulnud seda, et mitte keegi ei ole mõelnud, see oleks tõlgitud ja see teeb väga rõõmsaks ja nagu Suleman ütles, jah, et minu jaoks see on midagi, et see ei olnud esimene kord, kui ma tõlgisin luulet, ma olen seda teinud mitu korda, sest mina tulen sellest perekonnast, kus see luule mängib väga olulist rolli. Minu isa on tuntud luuletaja ja minu ida on ka luulega seotud ja siis te ütlesite ka, et siis Te ütlesite ka, et siis araabia maailmas luule on siis kultuuri tuum ja ma arvan, see ongi see luule on nagu lihtsalt minu kehas, minu sees. Meil on luule rütm meie kehades, ma arvan, ja ma arvan, see ongi kõik. Okay. Me tähistame siis 500 Eesti kirjanduse 500 siis eestikeelse raamatu 500 sünnipäeva sel aastal ja siis araabiakeelne kirjandus siis läheb tagasi vähemalt 1000 aasta ajalukku ja siis araabiakeelne kirjutamine
on samasugune, siis et te saate tegelikult üksteisest aru saada kirjutamise kaudu. Aga samas see araabia keel on siis jagatud mitme ühiskondade ja mitme riikide vahel maailmas. Mis te arvate, mis ühendab araabia inimesi täna? Kas te mõtlete seda, et kui me räägime keelest, aga mis ühendab araabe siis maailmas? See on väga suur küsimus tänapäeval. Ja ma ütleks, et araabid ei ole ühendatud, vaid tegelikult neid manipuleeritakse ja nad on jagatud ja neid manipuleerivad nende siis valitsejad ja koloniaalsed jõud. Ma ei tea, Hala, kas sa oled minuga nõus, aga me oleme sellest põlvkonnast, kui me olime noored, siis seal oli veel selline mõiste, et oli selline araabia rahvus, mis oli ideoloogia, see oli selline ideoloogiline unistus, millega pakuti välja siis, kui me saime siis iseseisvad. Ja siis, kui me saame kolonialistidest iseseisvat, siis oli välja pakutud selline siis solidaarsuse ja ühinemise unistus. Ja siis sellist ideoloogiat väärkasutati paljude režiimide poolt ja siis selle tulemusena on see, et tänapäeval meie oleme, meil on peaaegu selline vastik tunne, kui räägitakse sellest, et mis ühendab araabe või araabide solidaarsusest. Et me oleme nõrgad riigid ja siis meie riik on siis ka vaene. Ja siis neid riike siis kasutatakse ära ja siis ja neid riike kasutatakse selleks, et siis kasutada nende riikide ressursse ja siis kasutatakse nende riikide ühiskondi. Ja siis ainuke plaan on lihtsalt siis teha need riigid ümber siis selleks, et jällegi konstrueerida nende riikide ühiskonnad ümber. Ja siis, kui me räägime, siis Osame on seal on Tuneesiast ja Tuneesia, see on väga ilus maa Vahemere ääres ja palun siis julgustan teid, et te saaksite tulla ja näha. Ja Tuneesiast oli väga segregeeritud araabia maa ja siis nad olid alati väga uhked oma siis segregeeritud ühiskonna üle. Ja siis neil oli oma õigused ja siis neil olid oma siis reeglid, et siis naistel oli vabadus ja siis nad ei allunud islami reeglitele. Tuneesia kui siis kultuurikeskus, see oli nagu väga ilus see oli väga ilus neiu oma pulmapäeval. Ja siis oli nagu pruutpulma pulmapäeval ja siis peale seda araabia kevadet nüüd üle 10 aastat tagasi ja 15 aastat tagasi ja siis araabia kevad, võib-olla te mäletate, see on selline liikumine nende režiimide vastu, see tegelikult algas Tuneesias ja see läks siis edasi siis Egiptusesse ja teistesse riikidesse
ja siis ja kui seda liikumisele hakati avaldama seda vastupanu ja sellele ja kui need siis organiseeritud liikumised kukkusid läbi, nad kõik kukkusid läbi ja täna te lähete Tuneesiasse, ma läksin Tuneesiasse esimest korda 25 aastat tagasi, et seal näidata teatrit ja siis kohvikus laud on sama ja laualina on sama, aga nüüd sellel on augud. See olukord Tuneesias on selline on see olukord Tuneesias. Kairis me isegi praegu ei räägi sellest, sest seal on praegu seal on see diktaarsus. See on diktaatoririik, et kui te lähete sinna, paljud asjad on teile tuttavad. Hala, kas teil on midagi lisada sellele arvamusele? Ei, mul ei ole midagi lisada. Ja kui ma tulen tagasi teie küsimuse juurde, mis ühendab araabe, et võib olla pettumus ja siis lootuse kaotamine, lootusetus ja isegi nagu unisus ja siis sellised visuaalid, sellise vana araabia kangelase, kellest me lugesime nendest luuletustest, et see on selline välja mõeldud või selline mõeldud visuaal nendest ühendatud Araabia maadest. Ma arvan, et meie põlvkonna araabid, meil on siiamaani selline nagu mõru tunne sellest maailmast, mis võiks olla olnud selline kultuur, selline maailm, mis võiks olla olnud. Kui Peeter, mis sina arvad sellest natuke sellest pessimistlikust seletusest? Kas see tegelikult ongi niimoodi, et see pettumus on see, mis ühendab Araabia maailma? Ma arvan, nagu iga regioon on siis elanud üle nii head kui ka selliseid halbu aega. Küsimus on selles, kas tegelikult see parem aeg tuleb tagasi või kas sellele tsivilisatsioonile, Araabia tsivilisatsioonile tuleb see tõus tagasi? Kas sellele olukorrale on tee tõusale, aga ma arvan, et see on tõde, nagu te ütlesite, seal oli sellised liikumised, mis tegelikult need surid ära või seal ei olnud mingisugust seos sellega või siis selline regioon saab selle Araabia kevadega me nägime nagu kui järsku tegelikult kogu regioon saab ühtseks, et vähemalt nende noorte seas see tegelikult võttis ainult 30 aastat. Ma palun vabandust, aga selles arutelus ma pean ütlema ühte asja, et ei saa ette kujutada seda häbitunnet, mida iga arab tunneb, millest ta tunneb seda Hasse genotsiidi pärast. Te ei saa ette kujutada seda häbitunnet ja see on väga suur. Ja nagu Hala ütleb, et need luuletuse ja kõik need ilusad visuaalid ja epiteedid, neid kasutatakse ära diktaatorite poolt selleks, et nad saaksid ilusad välja nägema, kui tegelikult nende inimesed tunnevad häbi.
ma arvan, et praegu see võtab ka seda, et nüüd praegu, et vaadake, mis ühendab inimesi, on see tegelikult see läbi elatud või see, mida inimesed tunnevad, seda väga tugevat tunnet, mis nad tunnevad selle palestiinlaste siis vastu, et siis nad toetavad neid, et seal on väga vähe, mida tavaaraablane saab teha, aga tegelikult need Palestiinia küsimus on ühendanud araablasi varem ja see, ma arvan, sellest mõistmine, mitte see, mida nad saavad koos teha solidaarselt, aga samas sellest ei piisa selleks, et kuidagi siis saaks nagu teha sellist suurema tõusu, aga see toob meil selle küsimuse juurde, et need, kes on need siis, kes saavad selles regioonis nii-öelda seda trooni endale siis trooni pärida või seda esikoha endale pärida. Ja siis need siis on olnud selline nagu muutus sellele siis lahe poole ja siis on siis need erinevad riigid kõik ja mulle tundub, et küsimus praegu, kes siis võtab seda esikohta ja kas neil on seda julgust ja vastutustunnet, et siis, sest mitte ainult olla selle majanduslikult siis militaarselt selle esikohal või midagi rohkemat pakkuda ja siis etenduse ajal oli sellised vihjed, et keegi ei ole siis, kedagi ei ole piisavalt siis võimekus selleks, aga samas küsimus on selleks, et siis kellel on siis seda võimekust ja kas siis Araabia lahes on kedagi, kes saaks. Suleman rääkis sellest küsimusest tegelikult sellest ajast, kui tema hakkas teatrit tegema ja siis tema esimesed lavastused tulevad ja hääletu etenduses on sama küsimus. Halat tahab öelda, et mina olen siis mõjutanud Shakespeare'i poolt ja tema siis sest tegelikult, sest Shakespeare räägib väga palju siis juhtimises ja siis kuninglikkusest ja see on mind väga palju mõjutanud ja see esitab väga palju, saab tuua väga palju erinevaid paralleelseid küsimusi ja siis me räägime sellest Araabia lahest ja üks suurimaid kuningriike asub siis maailmas, asub siis just selles regioonis, et need võimu küsimused ja suvereensuse küsimused on tähtsad ja need on tähtsad ka minu töö jaoks, selle jaoks, mida ma teatris teen, aga samas ma tegelikult tahaksin, et need inimesed, kes on selles regioonis ja nende juhid, nende liidrid, et nad saaksid siis juhtida ja eest vedada nii, nagu teie pakute, aga samas mina jätan oma arvamused endale ja kas seal on mingisugune võimalus, et üldsegi seda küsimust küsida reaalselt. Tegelikult see, mida Peeter ütles, et seal praegu on väga suur siis muutus sellest Beirutist, Kairist, et siis Abu Dhabist ja Dohast, mida me näeme täna on selline
et võib-olla see võitleja, mida me saame öelda, et see tegelikult, et selline Ameerika kultuuri võidukäik, et see jalgpallist on saanud selline rahvusmäng, et millele kulutatakse siis sadu miljoneid, et siis selleks, et kas mina tohiks küsida niimoodi, kas Ameerika kultuur ja lääne kultuur ja kõik need lõbuparkide kultuur, kas nad siis võtavad enda alla Araabia maailma, kas see on teie jaoks probleem? Jah, minu jaoks see on probleem ja ma pean ütlema midagi selle muutuse kohta, selle ajaloolise muutuse kohta ja see tegelikult sellest Lähi-Idast ja see läheb sinna lahe poole. Ma ei näe seda kui tegelikult tüüpilist ajaloolisest muutust, mis lihtsalt toimub. Seda tegelikult tehakse jõuga. Ma tegelikult ei usu. Ma ei usu, et see on mingisugune konspiratsiooniteooria, aga ma ei usu, et see lihtsalt peab nii olema. Ma arvan, et jah, see võib olla see Ühendriigid, Ameerika Ühendriigid või teise võib-olla see on see kuidagi, võib-olla see on bankiirid või pangaldus, võib-olla see on kuidagi, see läheb nii, nagu oli kellegi poolt plaanitud. See ei ole see nagu laht või lahe regiooni riigid. Nad ei ole siis nii-öelda soolalinnad, nagu nad olid kirjeldatud või siis see oli see protsess murrab neid ja jaotab neid ja siis kustutab neid ära, kustutab nende kultuuri ära ja see tegelikult algas ammu, see ei alanud siis Araabia kevadega, siis Araabia kevad on alganud diktaatori režiimide tõttu ja siis minu jaoks see on see, mis oli kavandatud selleks, et seda regiooni siis hävitada ja mina ise siis ei usu seda, et selle lahe riigid võivad olla tuum, eriti Ühendatud Emiraadid võivad olla, et nad saavad asendada siis Levant. Nad on juba võtnud enamuse haritud inimesi, kunstnikke, õpetajaid, et neid teadeid, siis nad on võtnud neid inimesi lahe juurde selleks, et midagi ehitada teatud hetkel, siis kui see on see nii-öelda ehitatud linnadesse. Et te juba näete seda pinget, mis Araabia maailmas eksisteerib, et siis minu hala siin, tema siis on selle lahe vastu, aga samas mina pean ütlema, selleks, et meil oleks selline tasakaal, et kindlasti, et seal ei ole mingisugust normaalset ajaloolist muutust, et see on selle mingisugune liikumine, mis lihtsalt juhtus. Et ei ole enam seda Kairi, ei ole seda Damaski ja Abu Dhabit ja siis ei ole see ei juhtunud ilma selleta, et ole mingisugust agressiooni vaid ebaõnnestumist, aga samaks peaks ütlema, et kõik need keskused, nad püüavad navigeerida läbi siis tõusvalt brutaalselt maastikku ja see meie aja brutaalsus ongi midagi, mida meie tunneme ja me näeme seda ja me näeme seda pidevalt ja olen kindel, et te näete seda ka, kuna
teie olete ka nii lähedal siis piirile ja see Ukraina sõda on ka teile nii väga lähedal ja kõik need pinged, et teie ka tunnete kõiki neid asju, aga samas me liigume siis edasi ja selle brutaalsuse uutele tasemetele meie elus. Ja see nõuab igaühelt, et nad leiaksid mingisuguse asukohta ja võimalust siis säilitada oma väärikust ja kuigi minul on oma arvamust ja siis minul on oma arvamused meie regioonis nende riikide kohta ja siis nendel riikidel on õigus siis leida oma tee selleks, et nad saaksid siis säilitada oma suvereenssus siis oma inimeste heaks ja regiooni heaks ja maailma inimeste heaks. Aga samas meil on praegu selline uus primitiivne siis kord maailmas ja see, mida me näeme praegu juhtumas Rezes, see võib juhtuda igal pool ja meile siis öeldakse, et see on õige asi ja see on lihtsalt uus selline metsik kord ja siis meie peame lihtsalt seda toetama. Peeter, kas tavaeestlane võib kunagi mõista seda asja, mida me just kuulsime? Ma arvan, et see oli väga selge ja ma arvan, teil on õigus, et see ei ole ainult Araabia maailm, mis praegu elab selle muutuse üle, see tegelikult vägivald, see ei ole mitte ainult vägivald, vaid ja tegelikult see praegu tuleb ka Eesti meedialehekülgedel aga samas paljudes teistest kohtades praegu räägitakse sellest üha rohkem. Me räägime siis sellele, et siis inimese vabadus on ohu all isegi väga isiklikul tasemel ja see praegu ei juhtu ainult Araabia maailmas, aga see juhtub ka erinevates teistes kohtades, aga mul on hea meel, et me saime rääkida siis kahes erinevas, et me saame erinevalt rääkida sellest, mis praegu siis toimub sellel lahe regioonis, sest võib-olla seal on sügavam küsimus, tegelikult need pinged seal on pinged Hadara ja tsivilisatsiooni ja siis võib-olla selle kultuuri ja ma ei tea, kas see on õigus, et kas see on tõesti seal ja siis on seal Levant ja seal on kõik need eelnevad siis põlvkonnad, kus on seda kultuuri ja võib-olla see saab nagu pakkuda praegu palju rohkemat kui need lahed riigid. Võib-olla saab seda tsivilisatsiooni alustada puhtalt lehed, ma ei tea, aga me näeme veel seda. Aga ma arvan, et see on need on minu kommentaarid hetkeks. Ma tänan väga ja et siis alustame siis küsimuste-vastuste vooru, et kas on mingisugune tagasiside, kommentaarid, et siis küsimused, palun. Palun ka öelge, kes te olete, kust te tulete. Tere hommikust, mina olen siis ma tahan tänada Suleimani 3 asja eest. Kõigepealt ta rääkis sellele, et etendushääletu siis meeldis nooremale põlvkonnale ja neile, kes on 35 ja mulle see ka meeldis. Teine asi.
I like the production. Mulle väga meeldis see etendus ja ma ütlen, miks see mulle meeldis ja see tegelikult on seotud sellega, millest me täna rääkisime, see on see Araabia maailm. Third, I appreciate Ja kolmas, mina hindan seda, mentioned Gaza. et ta rääkis Razast. Gaza is our Raza bleeding on for everybody. see koht Araabia maailmas, And actually nobody cares. mis tekitab väga palju valu Araabia maailmas, aga keegi ei räägi sellest. So thank you very much. Et suur tänu teile, You mentioned that here. et te rääkisite sellest And siin. actually, Ja tegelikult you see, näete, et maybe I talking about võib-olla ma räägin haritud inimestest, they used to say et nad räägisid, et peab olema uhke. about Western values. Peab olema uhke lääne väärtustest, lääne põhimõtetest, aga tegelikult praegu ükski neist, isegi mina, Was one kuigi mina olin üks inimestest, kes oli uhke lääne siis väärtustest nagu demokraatia, inimõigusest ja nii edasi, aga nüüd, kes saab nendest uhke olla. Et suur tänu teile. Ja nüüd palun siis ma räägiksin hääletust, et sellest etendusest, mida me nägime eile, Please correct me. et palun siis parandage mind, ma hakkan rääkima minu mõistmisest, mida mina sain sellest aru, sellest etendusest. Actually, Tegelikult I suggest mina pakun, et teie püüdsite panna meid segadusse olukorda kahe asja vahel. Et seal on kaks asja, mis praegu kasvavad või siis kujunevad välja Araabia maailmas, millel ei ole mõtet, et seal, as focal point. ja me ei saa sellel teha midagi sellega. Me oleme juba kaotanud. And for what? Kaotanud kellele ja miks? In Arabic word, Me elame Araabia maailmas, see on minu tunne. Meie elame absurdset elu. the one of the Üks selle etenduse põhijoontest oli see, et me ütleme kõike ja me ei ütle mitte midagi. and this is not easy. Ja see ei ole lihtne seda teha etenduses. Second thing, Ja teine I asi, like very much mulle meeldis väga, et see olukorra võrdlus, et siis kui see Beiruudi välja nagu viskamine, kus juhtus tõeline trageedia ja see plahvatus, subconscious ja samas me tõrjume seda meie alateadvusest ja meie sees, iga inimese sees, kes elab Araabia maailmas. Ja minu jaoks see oli väga terav mõte. Ja kui ma ei saanud kui ma sain millestki valesti aru, palun parandage mind ja ma olen väga tänulik. Suleman, kas soovid kommenteerida? I celebrate the Arab youth. Ma tähistan Araabia noori. Hala? Any comments to that? Hala, kas sa tahad ka kommenteerida?
ma olen teile väga tänulik ja kuigi see ei olnud mulle suunatud, aga ma tahaksin siis edasi arendada seda teie mõtet, et see absurdne olukord, see absurdsus ja isegi vaatamata sellele vägivallale ja sellele lootusetusele, et selle absurdsuse tase tegelikult see on juba selle mingisuguses sellises, see tase on juba selline, et see saab juba naljakaks, et see on mingisugune huumoritase juba, et araablased on juba selle huumori poolest on juba ka tuntud. See oli mingisugune uus trend ja see on kaasaegne kirjandus, seal on juba see mingisugune absurdsuse ekstreemne tase. Ma praegu mõtlen sellele, seal on mingisugune Frankenstein Bagdadis mingisugune selline lugu, et seal on mingisugune absurdne kontekst, et kus Frankenstein siis loodi sellise ühe inimese kehaosadest, aga see inimene oli siis, ta sai surma siis sõjast ja siis Bagdadist ja siis seda Frankensteini ehitati üle selle inimese siis kehaosadest ja see Frankenstein hakkas ka ringi käima ja tapma teisi inimesi, et see on mingisugune selline väga veider lugu, et ma siis soovitan väga, siis see on ka inglise keelde tõlgitud, aga seal on ka teised, et see on mingisugune see on midagi, te võite juba seda tunda. Ma ei tea, kas teil on ka selline tunne, et selle lootusetuse vägivalla tase, et see läheb sinna sellise absurdsuse tasemele, et see läheb sinna, sellest saab oma ette mingisugune žanr. Kas seal on mingisugune teised kommentaarid, küsimused? Where's that microphone? Tere! Mina olen Soomest ja siis mul on selline küsimus, aga enne seda, kui ma seda küsin, ma tahan siis tänada siis eilse esinduse eest ja ma tahaksin ka siis autorid siis tänada selle teksti eest ja siis veel kuulda seda, et see on tõlgitud, et minu siis kiidusõnad tõlgile, et mina tahaksin siis küsida seda, kas te tahaksite rohkem mõelda siis või kirjutada, vaadata rohkem seda vaikusse siis konteksti. Mina olen soomlane ja ma arvan, et siis kui ma mõtlesin vaikuse peale, et meie jaoks, soomlaste jaoks, see vaikus ei ole ainult siis seotud selle kuulamisega, vaid see on ka ruumiline, siis see on ka ruumeline kogemus, et see võib olla ka seotud selle agressiooniga ja kui te vaatate seda, et teil pealkiri on hääletu ja siis see on väga huvitav iroonia, sest enamus sellest sest tegelikult etenduses sees on väga vähe selliseid vaikuse momente, et milline oli teie lähenemine siis vaikusele siis teie kui lavastaja seisukohast, et ja teil on õigus, et hääletu on see on väga lärmakas etendus. See on jah. Et keegi Bagdadis ütles mulle, et nad kujutavad ette seda suurepärast hallusinatsiooni, et mida oleks pidanud juhtuma, et siis kui see näitleja võtab jalast oma siis jalatsid ja siis tal kujuneb välja seda hallutsinatsioon, siis kui tal on need jalatsid ja siis
tema siis assotsieerub ennast sinna oma jalatsitega, mis teevad seda häält ja mulle tundub, et see oli väga hea idee, aga mul ei olnud aega seda siis selle ideega töötada ja siis te ütlete siis sellele, et see vaikus on selline holistiline terviklik kogemus, et kindlasti see ei ole see, mida me praegu siis võtsime fookusesse selles etendus, aga see on see, mis oleks minu jaoks imeline ja võib-olla me teeme selle teise osa ka. Kas on veel mingisuguseid küsimusi? Tere, minu nimi on Greta. Mina olen Norrast ja siis mul on küsimus sellest plahvatusest Beiruudist, mis praegu räägitakse sellest, et see oli tragedie, aga kui me räägime sellest, et sellised asjad on tragediast, me räägime, et sellest on midagi sellest determineeriv, et see pidigi juhtuma, inimesed pidid seda vältima, aga see oli välditamatu, et mul on osu selline kas see plahvatus, kas see oli ebaõnnetus, aga samas kas samas see juhtus põhjusega, aga seal on põhjused, miks see juhtus, et mul on nagu huvitav, et kas see teie etendus, kui ma vaatasin etendust, et kui ma kogesin seda, et seal oli mingisugune, et seal ei olnud põhjuseid, miks see juhtus, seal oli see kirjeldus, kuidas seda kogeti ja tegelikult see on mulle huvitav, sest ma tean, et inimesed ütlesid, et see tegelikult seda tegid need venelased, et see venelased, kes olid registreeritud Küprosele, siis seda peatati ja Liibanoni siis valitsus peatas seda ja siis ma tahaksin küsida teie käest, kas need mälestused on ka pandud hääletu peale? See on väga hea küsimus. See sündmus, tänase päevani seal ei ole, et mitte keegi ei ole vastutust võtnud selle sündmuse eest, et on olnud eripäringud tehtud ja on siis Liibanoni kohtunikud siis on teinud eripäringuid ja siis neid päringud on läinud mitte kuskile, et mitu aastat on sellele ja seal on olnud mitu ebaõnnestunud päringuid ja siiamaani, et seal on olemas mingisugune teaduslik siis põhjendus, miks see plahvatus juhtus ja see on sündmus, millesse paljud suhtuvad kui siis kuriteosse, aga samas meil ei ole mingisuguseid põhjendusi. See on nagu see Frankenstein, mis oli selles erinevates kehaosadest ehitatud. Me tegelikult väldime seda, et meie siis selgelt ütleme, kuidagi süüdistame, et me isegi väldime seda, et me nimetame neid, kes on saanud surma. Me siis lähenesime sellele siis sellisest seisukohast, mis oli, ütleme, selline külm ja siis aga samas see inimene, see brigadiir ütles, ta on ka väga inimlik ja ta ütles, et ta rääkis oma sõbrast
ja kindlasti of course an event see sündmus või sündmus nagu selline on one level ühel tasemel see on väga reaalne, nii kas te kirjeldate seda kui tragöödiat, see on lihtsalt see omadussõna, mida inimesed kasutavad nagu Aristoteli tragöödia, aga samas see on väga metafooriline. Sest kuidas on see, et teil midagi sellist juhtub, et nii mitu inimest, nii palju inimesi on surnud, et siis linn on hävitatud ja mitte midagi ei juhtu, et ei mingisuguseid tagajärjeid, et keegi ei võta vastutust. Et see on ka metafooriline, et metafoor midagi muule. Et tegelikult on olemas prantsuse filosoof, kelle nime ma praegu ei mäleta, kes ütles, et see Beiruti sadama plahvatust, ta võrdles sellele seda, et siis inimeste siseemotsioonide plahvatusse. Et siis, kui oli see COVID-i pandeemia, inimeste sees oli nii palju selliseid negatiivseid emotsiooni, et saab seda Beiruti plahvatust siis võrrelda nende emotsioonide plahvatusega. Sanitary global order. So in that sense, et selles mõttes meie lähenemine oligi selline, et let's call it nimetame seda, et faktipõhiseks. Suur tänu. Eile, Suleman, sina ütlesid, et see sündmus Beirutis on tegelikult lahendamata kuritegu ja võib-olla siis publik ei tea seda, et seda ammooniumi sama kogemus oli ka siis Tallinna sadamas, siis tekitas plahvatusse Tallinna sadamas aastat 77, samuti Venemaa siis kampaani poolt. Ja veel üks küsimus. Mul on tegelikult päris praktiline küsimus teie trupi liikmed on siit väga erinevates riikides. Kuidas te lahendate selliseid praktilisi küsimusi? Kas te töötate siis veebis? Kuidas jah, et kui ma olen töötanud siis araabikeelses teatris, et minu meeskonna liikmed on alati olnud siis erinevates riikides, et alates Araabia kevade ajast siis see vahemaa on kasvanud. Beirut and Damascus and other places too. Sest tegelikult inimesed on kolinud Araabia riikides siis Euroopa siis linnadesse. Jah, me siis töötame siis niimoodi, et nad saavad elamislubasid, et siis me oleme ühes kohas või erinevates kohtades ja siis me võtame neid töötamise perioodid ja siis me siis teeme niimoodi, et me töötame koha peal, siis kirjutame ümber ja kolime siis teise kohta. Ja siis kahjuks meie aeg sai läbi ja siis 20 minuti pärast siis me jätkame oma etendustega. Suur tänu meie külalistele ja minu kogemus ütleb, et siis ma võin öelda sellist lugu, et ma palusin ühe ametniku Araabia maailmas, mida see võtab, et selleks, et mõista teie maailma ja kultuuri, tema vastus oli, te peate jooma palju teed. Suur tänu, Suleman Hala ja Peeter, suurepärast päeva kõigile!